Tervist! Minu nimi on Robin Liksar ja alates 2021. aastast olen läbi viinud erinevates Eesti gümnaasiumites disaini käsitlevaid töötubasid. See teema on saanud minu jaoks väga südamelähedaseks ning seetõttu soovisin rohkem uurida, milline üldse olukord Eestis praegu on. Seetõttu otsustasin lähemalt uurida, millised on praegused võimalused Eestis disaini õppimiseks gümnaasiumi astmes ning leida kitsaskohad, mistõttu pole see eriala üldhariduskoolides veel nii suurt populaarsust saavutanud. Selleks uurisin Eesti riiklikku õppekava, viisin läbi intervjuusid oma valdkonna ekspertide ja gümnaasiumi kunstiõpetajatega ning saatsin küsitluse Tallinna eestikeelsete gümnaasiumite õppejuhtidele. Tallinna eestikeelsete gümnaasiumite küsimustikule vastanutes selgus, et 16 koolist 8 õpetab disaini. Peamiselt käsitletakse toote või graafilist disaini. Tööst analüüsitud info põhjal oli peamisteks probleemideks pädevate disainiõpetajate puudumine. Peamiselt seisneb see selles, et disaini valdkonnas puudub tugi õpetajatele. Samuti ei ole õpetajatele ka disaini lisakoolitusi. Ja lisaks on vähe metoodilisi materjale, nagu näiteks õpikuid, töövihikuid ja muud sellist. Töö mõju seisneb peamiselt disainihariduse arendamises, et tulevased õpilased mõistaksid paremini disaini olemust ning selle protsesse. Kui gümnaasiumites õpetataks disaini, siis oleksid inimeste esitlused paremini visualiseeritud ning ei tehtaks ebamugavaid toole, mis ei arvesta tarbijatega, nagu näiteks see tool siin. Need on ühed vähestest probleemidest, mida disain aitab parandada, kuid siiski on veel palju väljakutseid, mis ootavad lahendamist.